Alates selle aasta juunist on hinnatase Eestis langenud. Eesti Panga värske detsembri majandusprognoosi kohaselt prognoosib Keskpank selle aasta kokkuvõttes väikest hinnataseme langust ehk deflatsiooni. Mis on Eestis toimuva hinnalanguse põhjuseks ja kas see on probleem majanduses? No see ei ole probleem, sellepärast et see on ühekordne ja ajutine, et keskpikas perspektiivis me siiski näeme, et Eestis hinnataseme kasv jätkub. Eesti deflatsiooni peamiseks põhjuseks on olnud toormehinnad ehk kütusehindade kiire langus maailmaturul. See on toonud kaasa ka selle, et Eestis on võimalik odavamat kütust osta ja see tegelikult on majandusele isegi positiivne, sellepärast et majapidamistel jääb rohkem raha siis muude kaupude teenuste tarbimiseks ja ka ettevõtetel on vähem kulusid. Samas on tuntud Jaapani näide, kus pikaajalise hinnalanguse tõttu hakkasid inimesed ja ettevõtted oste ja investeeringud edasi lükkama, mis mõjus hallavalt majanduskasvule. Kas sama asi võib ähvardada Eesti majandust? No järgmistel aastatel me sellist ohtu ei näe, sest see Jaapani näide oli selline, kus need muutused olid väga laiapõhjalised, kas piirkonniti harude kaupa, ja nad kandusid lõpuks üle ka palkadesse, palgad hakkasid langema või palgakasv aeglustuma ja majapidamiste võlakoormus kasvas. Siin meie näeme, et meie majapidamiste võlakoormus pigem langemas, palgad kasvavad küllaltki kiiresti, nii et niisugust negatiivset spiraali me ei näe. Kokkuvõttes ma arvan, et see ei ole praegu oht Eesti majandusele, eriti kuna me näeme, et paari aasta pärast on loomulikud tegurid, mis hakkavad seda inflatsiooni jälle teises suunas viima. Aitäh!